Ja aitäh, tere ka minu poolt. Ma hoiatan, et 10 minutiga ma päris hakkama ei saa, aga ma annan oma parima, et mitte rääkida liiga palju üle aja. Aga selle kaevandamisega juures on väga olulised võimalikud kaasnevad jäätmevood, nagu tegelikult on tulnud varasemalt välja nii Einari ettekandest kui ka Birgiti ettekandest, ja sellepärast me uurisime selles uuringus põhjalikult ka seda, et milline oleks nende tekkivate jäätmete keemiline koostis, milline oleks nende jäätmete võimalik negatiivne keskkonnamõju ja kuidas seda, milliste meetmetega saaks seda negatiivset keskkonnamõju siis leevendada. Et ma varsti näitan numbreid ka, aga laias laastus, et oleks selge, millest me räägime, et meil tekib 2 tüüpi jäätmeid. Ühed on kaevandamisjäätmed, need siis tekivad fosforiidi kaevandamise, need on siis eemaldatav pinnas ja katendkivimid, mida Einar juba näitas, neid väga kõrgeid tulpasid võrreldes fosforiidiga. Katendkivimitest siis peamiselt lubjakivi, lisaks liivakivi, savikivi ja mustkilt. Ja siis on meil rikastamis- ja tööstusjäätmed, mis tekivad siis kaevandatud fosforiidi rikastamisel ja töötlemisel fosforappeks. Ehk siis mina täna ajapuudusel räägin ainult sellest väävelahpelisest protsessist, ma soolahpelisest protsessist ei räägi. Kui kedagi huvitab, saate pärast tulla ja küsida. Aga kui me räägime väävelahpelisest protsessist, meil on see vahtrikastamisel tekkivad jäätmed, mida Birgit juba mainis, madala väävlisisaldusega jäätmed, flotoliiv, peenosakesed ja karbonaadikontsentraat ja siis kõrge väävlisisaldusega jäätmed, püriidikontsentraat ja siis meil on fosforappe tootmisel tekkiv fosfokips. Nüüd, kui vaadata numbreid ja koguseid, siis need on tõesti suured, ehk siis kaevandamisjäätmeid, see on laiendatud Aralõuna uuringu alal, tekiks hinnanguliselt 170 miljonit kuupmeetrit ehk 388 miljonit tonni. Ja nende kaevandamisjäätmete puhul, eriti nende keskkonnamõju puhul, on hästi oluline tegelikult nende väävlisisaldus, mida Johannes mainis, ehk siis nende püriidisisaldus. Ehk siis, mis tavaliselt nende kaevandamisjäätmete negatiivne keskkonnamõju on happeline kaevandusvesi, eks ole, meil on happeline pH, mis soodustab raskemetallide leostumist, eriti kui meil on püriiti kuskil. Ehk siis tuleb hinnata, millised nendest jäätmetest võivad põhjustada seda happelist kaevandusvett, millised on probleemsed ja millised ei ole. Ja seda saab teha erinevalt moodi, saab teha mineraloogilisi analüüse, saab teha ka selliseid staatilisi katseid. Ja nende põhjal saab siis öelda, et umbes 87% nendest kaevandamisjäätmetest, mis tekiksid, ei oma sellist happelise kaevandusvee tekitamise potentsiaali. No tegelikult loogiline ka, eks ole, et kui meil on 70% jäätmetest on lubjakivi, siis sealt meil happelist kaevandust vett ei saa tekkida. Samamoodi on meil see glaukoniitliivakivi, mis sisaldab väga palju karbonaate ja ka pinnakatte, et me kõik võime öelda, et need happelist kaevandamisvett ei tekita. Need ei vaja otseselt erikäitlemist, neid saab ladestada siis nendes kaevandamisjäätmete ladestutes segatult. Aga siiski on meil 2 tüüpi kivimeid, üks on see mustkilt, ja teine on see, millest rääkis Johannes, see Kallavere kihistu ülemises osas madala fosforiidi sisaldusega liivakivi, mis sisaldab kilda vahekihte. Seal on suhteliselt palju püriiti ja väga vähe karbonaati ja selle tulemusena on need potentsiaalselt happelist kaevandusvett tekitavad kivimid. Need moodustavad kokku umbes 13% kõigist tekkivatest kaevandamisjäätmetest ja neid me uurisime täpsemalt edasi, aga selge oli see, et neid niisama sinna puistangutesse tagasi ladestada ei saa. Selleks on vaja välja töötada eraldi keskkonnaohutu käitlemise, ladustamise lahendus. Ja üks asi, mida ma alguses ei öelnud, aga me tasub alati meeles pidada, on see, et kui te mõtlete ka lisaks keskkonna küsimustele, et miks kogu see teema oluline on see, et kõik need meetmed maksavad raha. Ja see tuli kõik sinna tasuvusarvutustesse ka sisse panna. Kõik need meetmed, mida me nende jäätmete keskkonnaohutuks tegemiseks rakendame. Ma loodan, et ma nüüd ajaliselt lõhki ei lähe, aga ma otsustasin, et me peame natukene sest mustast kildast eraldi rääkima. Sellepärast, et see on teema, mis ikka alati esile kerkib, mitte ainult seoses Aralõuna alaga, vaid ka Maarduga. Et sellepärast ma püüan 5 minuti jooksul anda lühikese ülevaate sellest teemast ja võib-olla on natukene kasu ja võib-olla mingid asjad saavad natuke selgemaks. Ehk siis me teame või Johannes ka juba ütles, et mustkilt on selline eriline kivim, mis on suure orgaanilise aine sisaldusega ja suure püriidi sisaldusega savikivim, tegelikult üks põlevkivi liike, mis levib meil Eestis, Lääne- ja Põhja-Eestis. Ta on lääne pool on ta paksem, ida pool on ta natukene õhem, aga ida pool ta sisaldab natukene raskemetalle rohkem. Nii et oluline ongi see, et ta sisaldab orgaanilist ainet palju, püriiti palju ja raskemetalle selles mõttes, et me rääkisime ennem, et ei ole seda majandusliku kasutamise potentsiaali, aga see ei tähenda seda, et need raskmetallid ei võiks muutuda keskkonnaohuks. Et neil on ikkagi piisavalt palju, et nad saavad pahandust teha. Ja nüüd, mis meil siin musta kildaga tegelikult toimub, et meil on kui me lihtsustame natukene, siis meil on 2 tüüpi probleeme, mis selle kildaga võib tekkida. Üks on siis see, et tegelikult kui see kilt on seal maa all, kui ta ei puutu kokku hapnikuga, siis tegelikult aga mitte midagi ei juhtu.
Paljud teist, kus juures sellest Maile pärast räägib, joovad põhjavett Ordoviicium cambriumi põhjaveekiist, mis on väga hea, puhas looduslik vesi. Ta on kildaga kontaktis. Kuna seal veekiisaga hapnikku ei ole, siis see kilt ei reageeri. Meil seal raskemetalle ei ole. Selles uuringus ka mõõtsime väga väikesed sisaldused. Aga kui see kilt puutub kokku hapnikuga, siis püriit hakkab oksudeerima ja ma pärast näitan reaktsioonivõrrandid ka, tekib happeline vesi ja raskemetallid võivad vabaneda. See on üks viis. Teine viis, mis teil on ilmselt olete kuulnud, on see, mis ka Maardus juhtus, on kilda ise süttimine. Sinna tuleb nüüd üks protsess juurde, see on see orgaaniline aine. Ehk siis püriidi oksudeerumine tegelikult tõstab temperatuuri. Ja varasematest uuringutest on teada, et meil on selline kriitiline temperatuur kuskil 50-60 kraadi. Et kui see püriidi oksudeerumisel temperatuur nii kõrgele tõuseb, siis süttib orgaaniline aine ja hakkab põlema. Ja see võib viia temperatuuri isegi 1200 kraadini. Ja siis seal kildas olevad mineraalid lagunevad, moonduvad, ka sellega kaasneb raskemetallide vabanemine ja üks asi, mis eelmises protsessis puudus, eks ole, õhusaaste. Õnneks on meil Eestis hästi palju lubjakivi. Ehk siis varsti ka kohe räägin, et ka Maardus samamoodi, et kui meil on lubjakivi kaevandamisjäätmete ladestus, siis see tegelikult hoiab ära selle happelise veetekke. Sest lubjakivi lahustumine neutraliseerib püriidi oksudeerumisel tekkiva happesuse ja pärsib enamike, mitte kõigi, aga enamike metallide vabanemist. Ja mis muidugi on, et kui need kaks protsessi koos toimuvad, siis meil tegelikult võib selle tulemusena tekkida kips. Kui see kips lahustub, siis võib sulfaadi sisaldus kõrgeks minna. Aga see on üks asi, mis aitab meil seda veehappelisust ära hoida. Ja nüüd, kui me räägime hästi lühidalt, mis seal Maardus juhtus, eks ole, ma ka lihtsustan palju, võime pärast pikemalt rääkida, aga Maardu fosforiidi karjäär, eks ole, mis töötas umbes 30 aastat, siis seal on teada, et oli selle kildaga suuri probleeme. Üks asi, mida muidugi tuleb silmas pidada, on see, et Maardus oli kilda osakaal kaevandamisjäätmetes hästi suur, 34-38%. Meil on ta umbes 6, koos selle liivakivi sisaldava kildaga 13. Aga seal toimus nii kilda ise süttimine, nagu te teate, ka metallide leostumine vette ja põhjus oli selles, et ega alguses ka väga ei teatud, kui keskkonnaohtlik see kilt on. Alguses ei rakendatud seal üldse mingid leevendusmeetmeid, hiljem mingid leevendusmeetmeid rakendati, aga kokkuvõttes ikkagi seda kilda leostumise probleeme ära ei suudetud hoida. Üks asi näiteks, et jäeti järsud nõlvad nendele jäätmeladestutele, tekkis lõõriefekt, et hapnik pääses sinna ligi ja see põhjustas seda ise süttimist. Aga miks ma sellest räägin, on see, et see Maardu kogemusest sellest on võimalik õppida. Selle kohta on tehtud palju töid ja mitte neid samu vigu korrata. Ehk siis ka meie tegelikult enne veel, kui me mingeid meetmeid rakendasime, me tegime selle kildaga ka eraldi leostuskatseid, et vaadata, kuna see kilt ka geokeemiliselt ei ole päris sama, mis ta Maardus on, ta on natukene erinev. Et kui kiiresti toimuvad kildaga need negatiivsed muutused, kui kiiresti vabanevad sealt need erinevad ohtlikud ained. Tegime nii laboriskaalas kui ka väliskaalas neid katseid ja leidsime, et see kilda oksudeerimine on päris kiire ja leevendusmeetmeid tuleks rakendada päris kohe kaevandamise alguses. Ja koostöös IPT projekti juhtimine partneriga, ehk siis tegelikult Erik Puura ja Peeter Talvistega me siis töötasime välja selle kilda ohutu matmise kontseptsiooni. Ja see tugines siis sellele, et selleks, et hoida ära neid negatiivseid keskkonnamõjusid, tuleb kilt matta kiiresti, ehk siis me räägime ikkagi päevadest, paesõelmete kihi alla. Ja mida me sellega saavutame? Me saavutame selle, et hapnik ei pääse kildale ligi. Et te näete, siin on see püriidi oksudeerumise reaktsiooni võrrand, me tahame seda ära hoida iga hinna eest, selleks on vaja nii hapnikku kui vett. Kui me ühe komponendi siit suudame ära hoida, siis me ka oluliselt selle püriidi oksudeerumist vähendame. Sest muidu meil tekiks, eks ole, happesus ja kaasneksid kõik muud probleemid. Nüüd see paesõelmete kiht, see on peene teraline, tihendades oleks tema veega küllastus kuskil 80%, ta hakkab toimuma barjäärina, mis ei lase hapnikku sinna sisse. Pärast võime füüsikast rääkida, tal on väga väike efektiivne difusiooni koefitsient, mis ei luba selle hapnikul sinna minna. Samuti tuleks see kilt külgedelt katta, et lõõriefekti ei tekiks, selleks saab kasutada siis neid kaevandamisjäätmeid, mis ei ole happelist kaevandusvett tekitavad. Ja kokkuvõttes, kui niimoodi seda kilta ladustada, siis me välistame happelise kaevandusvee tekke, sest me välistame hapniku juurdepääsu. Lisaks on meil veel lisapuhvrina siin need karbonaatne materjal, mis neutraliseerib iga võimalikku väiksemat reaktsiooni. Me välistame kilda ise süttimise, sest hapnik ei pääse ligi ja raskemetallide intensiivse leostumise ka me sellega välistame.
Nüüd rikastamise tööstusjäätmetest ka paari sõnaga. Et rikastamise tööstusjäätmete puhul ka meil oli olemas nende keemiline koostis, me saime uurida põhimõtteliselt, kui ohtlikud nad on ja millised on nendega seotud keskkonnaprobleemid. Et kui me võtame nüüd selle sama väävlihappelise töötluse, meil tekib laias laastus madala väävlisisaldusega, kõrge väävlisisaldusega rikastamisjäätmed. Ehk siis flotoliiv, peenosakesed, millest Birgit rääkis, ja siis karbonaadi kontsentraat. Et see on enamus sellest, aga meil tekib ka seda püriidi kontsentraati ja tegelikult fosforiidis on ka püriiti arvestataval määral ja võite arvata, et kui te kontsentreerite selle püriidi üles, siis te kontsentreerite raskemetallid ka üles. Eks see on potentsiaalselt väga probleemne jääde, mida tuleb kindlasti kuskil suletud jäätmehoidlas ladestada, sellepärast et see kindlasti leostuda ei saaks. Nüüd ka nendel teistel jäätmetel tegelikult on negatiivseid omadusi, tuleb arvestada, et nad ei teki tahkel kujul, nad tekivad hiivana. Mida see tähendab? See tähendab seda, et seal tahkaine sisaldus on mingi 20–40%, ülejäänud on vesi. Ja analüüsidel selgus, et see vesi sisaldab väga palju fosforit. See fosfor, kus juures ei ole isegi see apatiit, mis meil kaduma läks. See on pigem see fosforhappe, mida seal protsessis kasutati, sellest Birgit ei jõudnud rääkida, aga seal protsessis, see vahtrikastamise protsess ei ole ainult füüsikaline protsess, et gravitatsiooniline, et ühed materjalid üles, teised alla. Et selleks, et see õige materjal üles kerkiks, tuleb sinna reagente juurde lisada, et see saagikus võimalikult üles saada. Ja tegelikult väga paljud need probleemid on seotud nende, et me saame küll suure saagikuse, aga nende reagentidega me muudame nende jäätmete koostist halvemaks. Ehk kuna meil on seal suur fosforisisaldus, siis praegusel kujul me ei saa neid tagasi täita karjääri näiteks koos teiste kaevandamisjäätmetega. Nende jaoks tuleb rajada suletud hoidlad, millel on sünteetilised põhjad, eks ole, mis on väga kallid, et see vesi ei imbuks kuskile, külgedelt kaetud. Pärast, kui kaevandamine lõpeb, siis tuleb nad pealt ka kõik ära katta, eks ole, et kõike seda me arvestasime. Et nendele kõigile selleks, et ära hoida veekeskkonna saatumine fosforiga, ma küll eeldan, et seda kõik teavad, aga ütleme, et fosfor ikkagi veekeskkonnal on väga, väga halb ka juba väikestes kogustes. Et selleks tuleb nad panna suletud hoidlatesse, nõrgvesi kokku koguda, see puhastada ja siis saab ta loodusesse suunata. Et ma olen siin pannud et see oli see materjal, millega me praegu saime töötada, eks ole, tulevikus on võimalik neid protsesse optimeerida, kui tahta kasutada teisi reagente ja kui keegi kunagi peaks arvama, et see on mõistlik, siis ta võib seda teha. Samas tuleb silmas pidada, et ega ei ole mingit garantiid, et näiteks samad saagikused teiste reagentidega tuleksid välja. Et need saagikused võivad olla hoopis väiksemad. Nüüd fosfokipsist ka tõesti paar sõna, et see on siis, ma vaatan, kas mul eelmisel slaidil siin ei olnud seda, aga ühesõnaga, et tegelikult, mis ma jätsin ütlemata, on see, et neid rikastamistööstusjäätmeid tekib rohkem kui seda fosforiiti, mida me maasest välja võtame. Põhjus on selles, et me paneme sinna hästi palju väävelhapet sisse ja tekib kips. See kips iseenesest ei ole ohtlik jääde nagu õiguslikus mõttes, aga sellel nõrgveel on suur fosfori ja sulfaadi sisaldus, mis tähendab, et teda samuti ei saa kuskile segamini ladestada, tuleb kuskile suletud hoidlasse panna. Samamoodi nagu need rikastamisjäätmed tegelikult ja pärast ka katta. Et jah, see, et materjal õiguslikult ei liigitu ohtlikuks jäätmeks, ei tähenda seda, et tal ei ole negatiivset keskkonnamõju, mida ei peaks haldama. Nii et sellepärast ka selles tasuvusanalüüsis nähti ette, et ka fosfokips läheb eraldi suletud hoidlasse. Sest teisiti võimalik ei ole. Ja nüüd, mis on ka, millega tuleb arvestada, on see, et ega nendel tekkivatel jäätmetel praegusel kujul suurt ringlusesse võtmise potentsiaali ei ole, enamikul neist. Meil on teoreetiline potentsiaal, mis vajaks täiendavaid uuringuid flotoliival ja fosfokipsil, et flotoliiva võib-olla saab kasutada tehnoloogilise liivana juhul, kui seda ka natuke puhastada. Teine flotoliiva puhul ongi see, et kui kasutada teisi reagente, kui seal seda fosforit ei oleks, siis ilma selle fosforita seal pooriveest ta ei ole nii ohtlik. Et kui selle saaks kuidagi eemaldada, siis oleks võimalik. Aga fosfokipsi ennast tegelikult saaks kasutada lisandina tsemenditööstuses, mida me ka teoreetiliselt vaatasime. Samuti on olemas maailmas selline protsess nagu Müller-Küüne protsess, et kui seda fosfokipsi lagundada, siis on võimalik saada väävelhapet ja klinkrit. Väävelhappe saaks suunata tagasi tööstuskompleksi, et toota fosforhapet, klinkrist saaks toota tsementi. Aga see veel kord, seda me selles uuringus selles mõttes ei käsitlenud, et me teinud oma materjaliga mingisuguseid katseid selle Müller-Küüne protsessiga. See on niisugune teoreetiline võimalus, mis sai nagu selle uuringu käigus selgeks. Ja kokkuvõtte viis lihtsalt järeldust, et meil tekib suures koguses erinevaid kaevandamis-, rikastamise tööstusjäätmeid. Need nõuavad eraldi jäätmeladestsuste rajamist, karjääri ja
kas karjäärialale või sinna lähiümbrusesse. Osa jäätmetest, mustkilt, rikastamisjäätmed, fosfokips vajavad keskkonnaprobleemide ärahoidmiseks spetsiifilisi ladustamistingimusi ja keskkonnareostust leevendavaid meetmeid. Ja ilmselt on võimalik, kui keegi kunagi tahab, teisi reagente kasutades osade jäätmete koostist muuta vähem ohtlikuks. Aga veel kord, seal on palju agasid. Ja teatud jäätmetel on olemas ringlusse võtmise potentsiaal, aga see vajaks kindlasti tulevikus sarnaseid uuringuid, nagu me praegu tegime fosforiidiga, katseid laboriskaalal, katseid pilootskaalal ja siis saab alles selle kohta midagi öelda. Aitäh!